Klooga on alevik Harjumaal, Keila vallas Klooga järvest põhja pool. Kloogal on elektrirongiühendus Tallinna, Klooga ranna ja Paldiskiga. Klooga põhiosa paikneb Klooga raudteejaama ümbruses. Sellest lääne pool asub Klooga aedlinn. Raudteejaam asub 1870. aastal valminud laiarööpmelise Keila-Paldiski raudtee ääres. Raudtee põhjaküljel asetseb 1870. aastal ehitatud kronohistoristlik puidust jaamahoone, mis moodustab ansambli samas laadis öökorruselise viilkatusega puitelamuga. Klooga jaamahoone näol on tegemist oma tüübi ainsa esindajaga Eestis. Klooga kosk on 2022. aastal valminud kogukondlik ujuvsaun Klooga järvel. Inspiratsioon sauna loomiseks sai alguse Klooga kogukonna Viskaleili saunapäeva tähistamise traditsioonist 24. veebruaril. Ettevõtmisi nimi tuleneb sellest, et leiliruumi ja riietusruumi katused suunavad vihmavee hoone keskele, luues kose-efekti. Ja kus poole nüüd? Klooga kosk sümboliseerib puhastust, üksikisiku, Klooga mineviku ja keskkonna tasandil. Ja mis ma pean siit nägema? Parvel on riietusruum ja puuküttega leiliruum kuni 10 inimesele. Võimalus harrastada talisuplust. Eelnev broneering tagab 3 tundi sauna kasutust. Sauna on oodatud külastama kõik koosloome sündinud projekti austavad kogukonna liikmed ja nende külalised. Sauna kasutamine on tasuline. Sõidame Aedlinna teel, millelt varsti pöörame Kivi tänavale. Kivi tänaval asub 1957. aastal Klooga garnisoni ohvitserite majaks ehitatud hoone. Hoone asub Klooga elamulinnakus ning oli erinevad polguklubist, mis oli mõeldud eeskätt ajateenijaile, ka kõigi tsiviilisikute kasutada. Seal oli suur saal ning üsna mahukas raamatukogu. Praegu on seal avamisel Klooga eakate pensionaat. Kohe pöörame Pargi tänavale. Et vaadata kohalikku poodi.
meil oli ka asja Kaitseväe Klooga harjutusvälja sissepääsudest ühe juurde. Järgmised soovitused tõid meid endise Nõukogude laskurdiviisi alale. Hooned on üpris lagunenud, kuid nendelt võib leida ilusat kunsti muude kritselduste vahelt. Tegu on siiski vanade ja ohtlike hoonetega. Kõndisime nende angaaride ja kaarhallide vahel umbes 1,5 tundi. Saime selleks päevaks plaanitud kohad üle vaadatud ja ka kirja pandud. Kavas on lähiajal tagasi tulla, et vaadata Klooga mõisa varemeid ja testida endi nutikust ja riskihinnangut. Kahjuks saavad kaamera akud kohe tühjaks. Aga huvilised saavad ju teisi angaare koha peale vaatama minna. Oleme kodukandis tagasi. Ülejärgmisel päeval oleme jälle siin. Täna pargime auto mõisa allee nime kandva raja algusesse, Maeru teele. Nende angaaride vahel seiklesime üleeile. Siit alustamegi kõndimist mõisavaremete poole. Niisugused nad siis on, need Klooga mõisa varemed. Kahjuks on varemed üsna ohtlikus seisus ja me ei hakanud turnima, et jõuda soovitatud paika selles hoones. Ka eelmises soovitatud kohas ei jätkunud meil nutikust. Õnneks on seal veel üks peidetud väärtus ja see oli meile jõukohane. Me täname neid, kes meile neid kohti soovitasid.